Äsja lõppes siin Tartu Pauluse kirikus kontsert, mille üheks osaks oli ka Margo Kõlari Maarja missa tartu keelen. See oli teine kord, mil Maarja missa tartu keelen Tartus esituses oli. Esimene kord oli suvel Maarja kirikus. See teos on tellimise peale kirjutatud, saan nõnda aru. Tartu linn ise tellis teilt tartukeelse teose missa. Aga ma uurin, kui suureks väljakutseks see oli või kui kergesti see heliloojal tuli? Tegelikult see tartu keeles seda kirjutada, see oli minu idee. Linnavalitsus oli see rahastaja, tellis tegelikult Küllike Joosing. Temal oli see kunstiline mõte. Aga mis puutub, miks ma seda tartu keeles tahtsin teha, seal on nagu mitu põhjust. Üks asi, mis mind huvitas, kuna see asi oli kõik seotud esimese laulupeoga ja Maarja kirikus toimusid esimese laulupeo proovid. Ma jäin mõtlema, et huvitav, et mismoodi siis inimesed räägid, mismoodi see tartu keel siis kõlas ja mismoodi see kõlas, mismoodi nad omavahel seal rääkisid. Ja teine asi, et mismoodi kõlaks, mismoodi just, et see missa, mismoodi see liturgiline tekst oleks võinud nagu selles kontekstis kõlada. Praegult on ta kuidagi, see kanooniline tekst on mingisuguses olekus, aga keel on tegelikult elus asi ja ta areneb kogu aeg. Ja nagu me siin võisime kuulda, et see keel on väga erinev, mis oli 150 aastat tagasi. Mina tegin kõigepealt sellise tõlke ladina keelest eesti keelde, nii nagu mina sellest aru saan. Ja siis seda edasi tõlkis siis Urmas Kalla, suur spetsialist. Kui me räägime missast, siis see on ju kiriklik mõiste. Ma arvan, et mõnigi kirikuline tunnetas, et ta ongi tõesti Jumala teenistusel. Aga sellisena ta ongi kirjutatud, et tegelikult sellega saabki missat pidada selle muusikaga. Ja ma uurin ka, et kuidas torupill nüüd selle missa üheks instrumentiks sai, mida te ise täna mängisite? Minul on mõni aasta tagasi, ma ei tea miks, mul tekkis sügavam huvi torupilli vastu ja ma tellisin meistrilt pilli. See oli täiesti selline alateadlik tegutsemine, et mul ei olnud nagu mingit erilist kavatsust ja kui ma selle temalt sain, siis ma ei osanudki seda kättegi võtta, et küsisin, et kuidas pidi seda hoitakse. Ja minu arvates see kõlab imeliselt, see kiriku akustika lisab oma dimensiooni, oma mõõtme torupillile. Ja üks asi on veel, et kui me vaatame näiteks rahvakoraale, me ütleme Läänemaalt neid vaimulikke viise, mida taluinimesed laulsid, siis seal on hästi palju kaunistusi, eriti rootsipärastel aladel. Ja ma olen püüdnud torupilliga neid viise mängida ja kui ma neid mängin, siis mulle tundub, et need olekski nagu torupillile kirjutatud. Kõik see kaunistus, see melismaatika on väga pillipärane. Küsin dirigendilt, et kuidas täna läks kirikuliste meelest imeliselt? Mulle läks see korda, et see liigutas mind ja see teos ongi mind algusest peale tegelikult liigutanud, nii et ennast on suhteliselt keeruline balansseerida siis sellise nagu ütleme töise tegevuse ja emotsioonide vahel.
nii et ma loodan, et see kõlas ilusasti, ma loodan. Teie koori repertuaaris on palju vaimulikku muusikat. No mul on selline kollektiiv, kus esiteks on inimesed on hästi avatud sellele, mida tegelikult proovis õpitakse või millega kokku puututakse ja meil on ikkagi inimesed, kes on tegelikult kirikuga seotud ja kes on tegelikult nende tegemiste käigus välja tulnud ja ennast avanud ja tegelikult sellises eas olevate inimestele on see pigem nagu tohutult maailma avardav. Kuna need teemad on nii inimlikud, siis need puudutavad niikuinii igat lauljat ja mind. Ja ma ütleks, et vaimulik muusika nagu üleüldiselt on sügavuti väga korda minev. Et ei ole tajunud küll, et keegi ei tahaks seda teha, et pigem vastupidi. Tänane kontsert oli ka suuresti kantud murdekeelest. Päris palju oli murdekeelt ja nüüd siis Maarja Missa oli siis tartu keeles või tartu keelen. Et kui raske jälle, milline väljakutse koorile nüüd murdes laulda on? No seal on väljakutseid ja seal on, me ikkagi konsulteerisime ja Margo omalt poolt nagu ikkagi jagas oma kogemust, kuidas seda öelda, aga ütleme siis nii, et me oleme ju ka Tartu koor, eks ole, ja mul on tegelikult kooris väga palju lauljad, kes Võrumaa taustaga ja midagi selles keeles on sarnast ja tegelikult huvitav oligi selle teose puhul see, et see tekst hakkas kohe tööle. See tekst mõjutas kohe. Et ütleme nii, et kui sa ütled nii ta on, siis see käib läbi terve keha. Ilmselt nagu juurteni, rohkem ka mitte siis usuga seotud inimesel kui aamen. Midagi ei ole teha, sest nii ta on. Nimi Helü, see ei ole ka mingi kirjakeelne sõna. Ei ole jah, Helü on tegelikult hääl ja Helü on ka tegelikult Võru murrakust. Ja lootkem siis lõpuks, et tõesti üks järgmistest kordadest, mil Helü saab esitada Maarja Missat tartu keelen soojast Tartu Maarja kirikust, et lootkem seda ühiselt. Tegelikult mul on hästi hea meel, et me saime seda ka Pauluse kirikust teha, sest Pauluse kirik on ju kontsertpaigana ikkagi Tartus üks armastatumaid, akustilises mõttes ja nii edasi. Aga jah, et kuna see pühendus oli ju Tartu Maarja kirikule tollel hetkel, kui see tellitud sai, siis ma olen täiesti veendunud, et see seal ettekandele veel kord tuleb võib-olla ka kordi, sest et kirik on ju valmimise poole teel, võtku see siis kaua võtab.